Tere kõigile! Täna saadame ära ühe toreda kaaslase, kes on olnud viimased 1,5 aastat mulle iga päev ja igal ööl seltsiliseks. Ja selleks kaaslaseks on seesama kell. Samsung Gear Fit 2 Pro. Kunagi ammu, 1,5 aastat tagasi ma tegin sellest video, kui ma ta karbist välja võtsin. Ma pealkirjaks panin, et 2 aastat, aga ütleme nii, et see, kuidas ma ta kasutanud olen, kui palju ta vatti saanud on, siis ma võin selle kirjutada 3 aastaks. Et reaalsuses ajaliselt päris mõttes on see 1,5, aga see valu ja vaev, mida ta on pidanud kannatama, siis on see ikka tunduvalt rohkem kui keskmine selline kellakasutaja sellele kellale koormust annab. Et kui teile meeldib selline tarkus või te tahate oma südamelööke vaadata nii enam-vähem või sammude hulka, siis selline kell on väga ok, kui väljanägemine sobib. Vaadake minu algselt seda ülevaadet, see sellest räägib natuke põhjalikumalt. Ja praegu ma siis lihtsalt räägin teile, miks ma välja vahetan ta teistsuguse asja vastu. Väike kiire kokkuvõte. Mis tas oli head selle kasutamise aja jooksul, mis tas oli halba ja miks ma ta ära vahetan. Umbes aasta või isegi vähem pärast ostmist purunes selle emaplaat. Ja puhtalt selle pärast, et oli mul kogu aeg käe peal ja ta sai lihtsalt vatti. Ta ei saanud mingisugust lööki ega mitte midagi, aga emaplaat andis saba. Ega ma ei teadnud, ta lihtsalt lõpetas sammude lugemise ja südamelöökide lugemise, muidu töötas, kellaaega näitas. Ja viisin ta remonti, tükk aega vist ei viitsingi viia, aga lõpuks viisin ja tuli sealt tagasi ja teatage emaplaadi vahetus. Nii et sisuliselt on kogu selle kella sisu uus. Ja ma ei arva, et ta katki läheb, aga läks. Ja kuigi otsest põhjust ei olnud, igast asju juhtub. Ja oli hea, et tal on ikkagi garantii. Siis järgmisena purunes see originaalrihm, mis tal kaasas on. Et see nüüd on siin koopia, mingisugune 10-eurone. Võib-olla peaks mõne teistsuguse ostma, aga ma ei osta. Käib see ka, ta on päris hea, sarnase kvaliteediga nagu originaal, et ei saa viriseda. Ja halb omadus on veel üks, tal ei ole kaitsvaid servi. Ehk siis, ma ei tea, kas see jääb näha, teeme klaasi natuke puhtamaks näpujälgedest. Tal on kriimud, üks suur kriim ja palju väikseid kriime, ma ei tea, kuidas see siit paistab. Ja see on selle pärast, et ta on tasapinnaline ja niipea kui käest midagi üle libiseb, midagi sellist, kas nüüd ohtlikku, aga lihtsalt mis võiks kriipida, siis see kriipsi ja kella klaasile ka tuleb. See on puutetundlik klaas, ta ei ole seda kuidagi halvendanud, aga lihtsalt kole on. Ja see mind natukene häirib. Patarei, kui ma alguses tegelikult ei teadnud, kaua ta päris täpselt kestab ja aku oli uus, siis nüüdseks ma täpselt tean, see kestab 2 ööpäeva. Jah, ka 3. jätkub natukene, aga kindlasti mitte terveks päevaks ja kui sõltub, kui palju teda on kasutatud, siis on üsna reaalne, et 3. päeva hiljemalt lõunaks on ta tühi. Ja seetõttu tuleb ta laadida iga 2 päeva tagant. Laadimine küll ei võta kaua, aga lubatud 3–5 päevast tegelikult ei ole haisugi, kui kasutada neid funktsioone. Wi-Fit ei ole ma siin kunagi sisse lülitanud selle kellal, mis tal peal peaks olema paberite järgi. Ma pole sellega tegelenud. Mingeid erilisi äppe ka ei kasuta. Põhiliselt ongi kellaaeg, südamelöögid, sammud, selliseid asju ma siit vajatan. Ja kõige põhilisem funktsioon, mis tal tegelikult on see, et ta väriseb mu käe peal. Väriseb, kui telefon heliseb. Minu telefon ei helise enam aastaid. Vist 3 aastat pole telefon helisenud, sest see käib kohutavalt närvidele, ta heliseb väga palju mul päeva jooksul. Ja alguses ma kasutasin seda käevõru, mis siis vibreeris, kui helises. Siis ma sellest loobusin, hakkasin seda kasutama. Siit ma näen ka, kes helistab, mis sõnum tuleb, saab seda lugeda, e-mail, saan selle läbi lugeda. Nii-öelda kiirelt põhiinfo saab kätte. Ja see mulle tegelikult hakkas väga meeldima. Nagu näete, ma olen selle pannud käe peal tagasi, selle väikse ilma ekraanita vidina.
ja nüüd mul ongi uus plaan. Pikka aega see plaan küpses. Loobun sellest kellast, aga mulle väga meeldib selle kella funktsioon, et ma näen, kes helistab, ma saan siit kõne vastu võtta, ma saan siit põhilise emaili info kätte, et äkki mingi oluline meil, enamasti ei vaja see esimese 5 minuti jooksul vastamist ja ma ei pea võtma välja telefoni. Ja see, et ma ei pea telefoni välja kiskuma, see on tegelikult suur asi. Ma saan väga palju kasutada ainult kella ja hands-free'd. Et need on 2 super asja. Aga selle kella probleem on veel see, et ta näeb kohutavalt jama välja. Jah, ta on selline sportlik ja kerge. Temaga saab magada ööpäev läbi, mingit probleemi ei ole ja seda ma ka teen. Ta on mul kogu aeg käe peal, ta mõõdab mu ööund. Täpselt nagu see, ma ei ole korra kasutanud. Nüüd viimasel ajal ma panin teise tagasi, sest ma sellest loobun. Aga ta mõõdab ööund, päevaaktiivsust, kõike seda mõõdab ja sellise asja puhul on see ka mõttekas. Okei, sa võib-olla ei vaata seda igaöist magamis, seda režiimi, aga kui näiteks magad halvasti ja vaatad, et kuidas sa siis magasid, siis see on üsna adekvaatne ja sa saad aru, et okei, oli ka põhjust hommikul ärgata kehva enesetundega või lihtsalt tunda ennast natukene teistmoodi kui mõnel teisel hommikul. Et see annab seda unerežiimi ja selle näitab tegelikult päris hästi ära. Ja seetõttu on mõistlik sellist asja kasutada ööpäev ringi. Veel loobumise põhjus. Nagu ütlesin, põhiline on see väljanägemine. Ma tahan normaalse väljanägemise kella, kas sellist kella või mingit kella, mis siin karbis näiteks, aga mitte sellist kella, mis on ka siin aktiivsusmonitor põhimõtteliselt, nagu seegi. Et nende probleem on see, et dressiluusiga okei, ka sellise kampsuniga on okei, aga näiteks ülikonda selga pannes või nii-öelda triiksärki, siis see kell juba vaatad, et okei, juba sakib. Et mingi selline asi näeb ikkagi sellise riietuse juures tunduvalt parem välja. Ja seetõttu ma mõtlesin, mis teha. Sest mulle väga meeldis selle funktsioon, et saan kellaga vaadata värki-särki, et kui ma alguses arvasin, et tegelikult mulle piisab ka sellest vidinast, et kui telefon heliseb, ma võtan ta välja, siis mul on väga meeldima hakanud, ma ei võta seda enam välja. Vaatan kella pealt, võtan kõne vastu, vaatan sõnumid ära. Siis järgmine plaan on selline, mida ma kunagi arvan, ma teen üldse. Ma olin üsna kindel, et ma seda kunagi ei tee. Ma ühendan need 2 asja ja ma ostan endale päris nutikella, mis näeb välja siis nagu üsna tavalise kella moodi. Eks ta on üks suur robust ilmselt, sest tegelikult on ta juba siia poole teel ja ma tean väga täpselt, mis mulle saabub. Aga see mu plaan on ühendada nii-öelda 2 head asja. Kas see õnnestub? Eks need tänapäeva nutikellad on nii ja naa. Seda me näeme siis, kui see kell on kohal. Ja kas see toimub järgmine nädal või mõnel teisel nädalal, seda me näeme siis, kui ma olen selle video valmis teinud ja seda kelladele näitan. Aga seniks ootamine pole pikk. Varsti on uus nädal, uus video. Kõike head teile järgmise korrani.